All set, let's go. Nüüd on siin lausa väga palju tehteid vaja teha. 1, 2, 3, 4, 5 tehet ja kõik on ühesugused, kõik on korrutamistehted. Igaks juhuks kontrollime, kas sulge on, sulge pole, kas korrutamise jagamisi on ja nendega tuleb nüüd järjest tegeleda. Aga kuna need kõik on üks ja sama, siis korrutisi ei ole, mis järjekorras me korrutame oma vahel, sest 2 korda 4 või 4 korda 2, mõlemat pidi on 8. Seega mina korrutaks ja teeksin kõik need 10. osamäärad, mida on siin 3 tükki, sellisteks murrujoonega eraldatud osamääradeks ja paneksin need kõik kokku ühele pikale joonele. Kõigepealt siis 3,5. See on 3 tervet. Ja 0,5 seda osa veel juures. Ehk siis 3 tervet ja 5 kümnendikku. Ehk 3 tervet ja 1 kahendik. Ja nüüd, et see teha liigosa määraks, on meil vaja teada, palju neid jaotusi kokku tuleb. 3 korda 2 on 6 pluss 1 on 7. Ja alla jääb jaotuste arv 2. Seega 3,5 asemele saame kirjutada 7 kahendikku. Nüüd järgmine on meil 6. 6 kirjutan lihtsalt ümber siia. Edasi tuleb 0,375. See on vaja ka konverteerida. Kümnendikud, sajandikud, tuhandikud. Seega meil on 375 tuhandikku. Seda saab lihtsamaks teha. No mõlemad arvud, nii üleval kui all, lõppevad 5 või 0, kes me saame 5 jagada. Nii 375 5, kui peast ära ei tee, saab kirjalikult teha. 375 jagada 5. 37 sisse mahub 5 7 korda. 7 korda 5 on 35. Jääk 2, 5 kõrvale ja 25 sisse mahub 5. 5 korda, 5 korda 5 on 25 ja jääki ei ole. Seega saame 75 kirjutada 375 asemele. Ja 1000, kui me jagame 5, palju saame? 5 mahub 10 sisse 2 korda. 2 korda 5 on 10. Ja edasi on meil lihtsalt 2 nulli siin. 0 korda 5 on 0, jääk 0 ja veel üks 0 kõrvale. 0 korda 5 on 0 ja jääk 0. 75 2 sajandikku. Aga seda me saame
veel teha lihtsamaks. 5-ga saaksime jagada, kui me kohe näeme, et 25-ga saaksime ka jagada, sest 25 läheb ju 3 korda 75 sisse ja alati, kui meil on mingisugused täissajad, siis me saame 25-ga jagada. Aga kui seda kohe alguses ei näe, siis jagame 5-ga. 75 5-ga on 15 ja 200 jagame 5-ga on 40. Ja seda saame veel 5-ga jagada. 15 5-ga on 3 ja 40 5-ga on 8. Seega saime teada, et 0,375 on 3/8. Korrutamismärgid vahele. Järgmisena toome 8 siia kõrvale. Ja siis on vaja 1,125 teha harilikuks osamääraks või mitte harilikuks segaosamääraks või liigosamääraks pigem siis. 1 tervik ja 125 tuhandikku. 1,125 võrdub 1 pluss 0,125. Nüüd on vaja siis ümber kirjutada, see on 1 pluss 125 tuhandikku. See on siis 1 pluss. Ja nüüd me saame jälle 25-ga jagada, sest 25-ga jaguvad kõik need arvud, mis lõppevad 25-ga või siis 0,0-ga. Aga saame ka 5-ga jagada muidugi. 125 5-ga. Viis läheb 12 sisse 2 korda, 2 korda 5 on 10, jääb 2 ja 25 sisse läheb 5 korda. 5 korda 5, 25 ja jääbki poole. 25 ja tuhandikku, seda me juba nägime siit, see on 200. Ja seda saame veel edasi lihtsamaks teha. Ja siis 1 pluss 25 ja 200 jaguvad mõlemad jälle 5-ga. 25 5-ga on 5 ja 200 5-ga, nagu enne nägime, on 40. Ja 1 pluss 5 40-ndikku, 5 ja 40 saame jälle 5-ga mõlemad läbi jagada. See on siis 1 pluss 1 8-ndik, mis kokku liigosamääraks annab 1 korda 8 pluss 1 on 9 8-ndikku. Ja nüüd saame siia 1,125 asemele kirjutada 9 8-ndikku ja korrutusmärgid vahele. Ja lõppu veel korda 4. Ja nüüd vaatame, mis me saame siin lihtsamaks teha. 8 ja 8 tühistavad 11. 2 ja 6 tühistavad ka natukene. 6 asemele tekib siia 3. 8 ja 4 ka natukene tühistavad 11, 8 asemele tekib 2. Ja rohkem me vist midagi siin lihtsamaks teha ei saa, alla jääb 2. Ja üles jääb 7 korda 3 on 21, korda 3 on, või alustame kõige suuremast, kõige suurem on 9, 9 korda 7 on 63, 63 korda 3
on 189 ja 189 tuleb veel 3-ga korrutada, 200 3-ga on 600 ja 3 korda 11 maha on 33 maha 600-st, see on siis 567.